Audiostriimer on minule kui muusikavõhikule üsna mitte midagi ütlev nimetus. Umbes nagu ruuter IT-võhikule ning mille pagana pärast peaks keegi selle seadmest ligi 500 eurot välja käinud. Sellest üritamegi täna aru saada. Lihtsa inimesena tekkis mul küsimus, kui esimest korda Vesselist kuulsin, mille pärast mul seda tarvis on. Chromecast, mis karbil kirjas, maksab ju vaid 40 eurot. Paraku tuleb välja, et Chromecast ei suuda päris seda teha, mida antud seade suudab ning usu või mitte, selles valdkonnas ei ole väga palju valikuid. Vesseli näol on tegemist kõige lihtsamalt seletades sisse ehitatud võimendiga, audiostriimeriga, mis toetab erinevaid heliedastusstandardeid, et muusikat su kõlarisse üle õhu pumba. Toetab nii Spotify'd, Google'id kui Apple'i standardid, ehk saad seda juhtida üsna suvalise telefoniga või isegi arvutiga. Ideaalse stsenaariumi korral saad antud seadmeid kasutada üle terve kodu, anda neile nimed ning häälkäsklusega erinevaid purke mängima panna. Sisuliselt, play Spotify in garden, lootuses, et su aktsent liiga tummine ei ole. Kokku saad juhtida kuni 16 erinevat seadet ehk stsooni, paigaldada kas või igasse tuppa. Konkreetse seadme kõige suurem konkurent on Sonos, mis meie mannergul natukene tuntum nimi. Peamiste erinevustena torkavad silma, et Vessel A1 toetab ka Bluetoothi, telekapuldiga juhtimist üle infrapuna, optilisi sisendeid ja väljundeid ning kasutamiseks pole vaja äppi rohkem kui esmaseks seadistamiseks. Tegelikult isegi mitte selleks. Aga miks ma ei osta endale mingeid kõik ühes kõlareid, mis telefonist samamoodi muusikat mängib? Sellepärast, et mul on olemas kõlarid, millega on märksa lihtsam naabritega oma head muusikamaitset jagada. A1 omab sisse ehitatud 50-vattilist võimendust, mis tähendab, et selle külge saad panna täiesti viisaka kõlaripaari ning isegi bassikõlarid. Notsuga seina ning rohkem juhtmeid nagu polekski tarvis. Kui sul on kodus olemas võimsad ägedad kõlarid ja võimendi, ühendad selle musta kasti vahele ning voila, sinu huipupeen kõlarite süsteem on nüüdsest ka nutikas. Kui tahad lugeda, kuidas arvuti maailma peatoimetaja True Audio kõlaritega seda konkreetset seadet testis, loe artiklit, mille lingi leiad video alt. Vessel ühendab võrku kas võrgukaabli või wifi kaudu, lisaks Bluetoothile on olemas ka juhtmega sisendid, väljundid, et saaksid seadet kasutada jadamisi, näiteks kodukino küljes. Seadme ühendamine on nii lihtne, kui ühe võrgu seadme ühendamine olla saab. Isegi äppi ei pea olema. Google Home suudab ise kõlari üles leida ning ühendus ongi olemas. Läbi Google Home ühenduse saad edaspidi ka muusikat mängima panna siis, kui sa telefoniga otseselt Wi-Fi's ei ole. Vesseli enda äpist saad ka üht-teist seadistada, näiteks määrata, kas vaikimisi hakatakse mängima kõigepealt analoogsisenditest või striimist tulevat heli. Olgugi, et turundusjutt lubab ka videot vaadates heli läbi Vesseli kõlaritest striimida, tasub arvestada, et tekib täiesti arvestatav viide. Uuematel telekatel saab näiteks heliviidet kompenseerida ka pildiviitega. Või siis kasuta seda juhtmega ning probleemi ei ole. Kellele see siis mõeldud on? Selle seadme müük eeldab mõningast selgitamist, mis asi on streamiv boks ja mille pagana pärast sul seda tarvis on. Tõenäoliselt on see sulle, kui sul on suur maja ja tahad muusikat kuulata elutoas, sauna eesruumis, basseini ääres ja kõigis lugematutes magamistubades. Igasse tuppa võid panna just selle sama streamiva kasti ja saad kõike seda juhtida äpiga, häälega või läbi nutikodu rakenduse. Samuti tundub see olevat geniaalne lahendus kohvikutele, restoranidele, keda näen Eestis ka seda tüüpi seadmete kõige suurema turuna. Kõlarid on ju olemas, vaja need vaid nutikaks teha. Kui oled muusika kvaliteedi suhtes nõudlikum ja sul on juba kodus suured kallid analoogkõlarid, siis Vessel on digitaliseerijana üks parimaid. Ühendad kõlari juhtme paari otse boksi ja sul on olemas suured võimsad nutikõlarid. Konkreetse seadme plussid. Lihtne ühendada, mingid lisavidinaid ja lisatarkvarasid pole tegelikult tarvis. Võimas väljund toidab ära ka väikesed riiulikõlarid või keskmised põrandakõlarid. Streamija, võimendi ja digitaal-analoogkonverter on kõik ühes. Miinuseks võib lugeda, et vaestele on see kallivõitu, et igasse tuppa eraldi boks osta. Samuti on päris suur puudus, et pilt ja heli ei lähe streamides kokku.